Palliviskes siis olulisemad momendid on siis viimase 3-4 sammu rütm ja nüüd siis Eduardiga näitamegi siis, kuidas see rütm panna viskesse. Et Eduard siis, ole hea, seisa siia märgi juurde ja võta külg ees, käsi on taga ja alustad paremast jalast liikumist ja 4 sammu, loed paremast jalast. 1, vasak 2, parem 3, vasak 4. Et tee kõnni pealt lihtsalt praegu. Ja 1, 2, 3, 4. Õige. Käsi taha. 1, 2, 3, vise. Nii, ja paremast lähed, ja. 1, 2, 3, 4. Ja nüüd lõpuosas, kui sa teed 3, 4, siis tee need aktiivsemalt. Jalad. Et jäta jalad maha. Et ära paremat jalga nii ruttu järgi tõmba. Las jalad jäävad mõlemad jalad maha. Et hoia vasaku jala peal pinget kauem. Paremast lähed, ja. 1, 2, 3, 4. Parem jalg peab jääma lõpuni maha. Ta liigub sul järgi. Et hoia jalg kauem maas. Paremat jalga saad kauem maas hoida siis, kui vasak jalg on tugevamalt vastas. Ja teeme nüüd sama asi 4 sammu pealt, aga teed nüüd hüppega. Hüppe, õige. Just, et see hüppe oleks vasaku jala pealt. See ristsammu, ehk siis see viimase 3-4 sammu rütm, see nüüd loob eelduse selleks, et keha läheks lõpuni pingesse ja et see vise oleks veel aktiivsem, veel kiirem. Et sa tekitad endale selle vibuasendi ja see vibuasend piskab. Et sellepärast peabki olema see ristsammu osa, see vasak jalg tugevam. Tugevam tõuge vasakust jalast. Ja nüüd, et see jalg ikkagi jääks maha ja et see vise läbi keha läheks, siis on vaja ka seda puusa, parema külje puusa antud hetkel on vaja rohkem sisse pöörata. Et sul jääb natukese, jääb siin puudu, aga nüüd pööra puus ka rohkem sisse. Paremast jalast keera kand kohe kiiremini välja, et see puus pöörduks sisse. Pööra. Pööra sisse kohe. Õige! Nii lihtne ongi. Hästi.